Hei, tere hommikust! Tere hommikust, müügirahvas! Tervitan teid seekord Lissaboni ühelt ägedalt väljakult. Vaatasin kiiruga, see on mingisugune kommertsväljak, ma ei ole jõudnud veel täpsemalt uurida. Kuna ma saabusin alles eile öösel, siis jõudsin natukene jalutada. Sinna tahapoole paistab meil jõgi ja jõe säng ja seal sai juba hommikujooksu tehtud. Nii et päev on suurepäraselt alanud. Ma loodan, et teie päev ja teie müüginädal on suurepäraselt ka samamoodi alanud. 24. müügiminutid eetris ja 44. müüginädal käimas. Hea on vahepeal olla kodust eemal, sellepärast et need mõtted, mida sa kodust eemal olles mõelda saad, need kuidagi on veidikene teistmoodi kui siis, kui sa oled kodus. Ja millest ma täna mõtisklen, millest ma üldse terve lennureisi mõtisklesin ja kuulasin loomulikult ka 2 raamatut. Ühte raamatut, mida ma eelmine kord juba teile soovitasin, ehk siis High Performance Habits ja teine raamat on Slight Age. Ja ma arvan, et rutiin ja harjumused on iga müügiinimese kõige olulisem komponent. Ja kes on juba pikemalt müügis olnud, te teate seda ise, et harjumused on jube visalt tulema ja eriti head ja efektiivse inimese harjumused on jube visalt tulema. Ja kehvad harjumused, mida meil kõigil on, need on meiega kogu aeg kaasas ja nendest vabaneda on jube keeruline. Mulle meenub Ott Kiivika üks päris drastiline näide kehakaalu langetamisest. Ja Ott ütles, see oli äkki arvamusfestivalil, Ott ütles kunagi nii, et kuidas sa võiksid mõelda, et sa oled ennast ülekaaluliseks söönud 3 aastat, siis sa soovid selle 3 kuuga ära võtta või veel hullem 3 nädalaga ära võtta, et kuidas sa niimoodi mõtled, et see nii kiiresti käib, et kui midagi on sinusse juurdunud väga pikalt, siis sellest lahti saamine on täpselt samasugune vaevaline protsess. Ma arvan, et harjumustega on täpselt samamoodi. Erinevad uuringud siin räägivad ju erinevat juttu, et kunagi me teadsime kõik, et 33 päeva läheb aega selleks, et harjumus tekiks. Täna oli see vist UK mingisuguse ülikooli uuring, mis ütleb, et 66 päeva. No igal juhul on see päris pikk periood ja nõuab pidevat toimetamist. Ja kes võiks veel harjumusest ja rutiini talumusest paremini rääkida kui mina, kellel on täielik rutiini talumatus. Ma pean endaga jõhkralt palju tööd tegema selleks, et ma suudaksin endale uusi rutiine tekitada. Ja siin puhul ma ütlengi, et kõige olulisem märksõna on väga väiksed sammud. Väga väiksed sammud. Et kes meist ei oleks tahtnud maailma muutma minna üle öö ja seda on kindlasti kõik proovinud. Ja jõudnud sinnamaani välja, kus ka mina olen väga paljudel kordadel jõudnud, ehk siis mitte midagi ei juhtu, sa väsid lihtsalt ära, su tahtejõud ei pea vastu sellele uue rutiini sisse harjutamisele. Ja mis siis teha annab? Annab teha väga väikeste tegevustega oma rutiinse elu kujundamine. Paratamatult ma pean ütlema sõna rutiin, kuigi mulle endale sõna rutiin üldse ei meeldi, aga kuulates tarkasid raamatuid, siis ma saan aru, et ja rääkides ägedate inimestega, kes on oma elus väga suuri muutusi teinud, siis nad kinnitavad kõik seda, et need pisikesed rutiinsed harjumused, need tulevad jube visalt ja kui need kestma jäävad, siis need viivad su sihile. Nii et kui sa midagi oma elus alustad, eriti müügiprotsessis, näiteks mina hästi pikalt olen harjutanud endale sisse eelmise päeva õhtul teha päeva kokkuvõtte ja panna järgmisele päevale eesmärk. Jube visalt tuleb. Teine asi, mis tuleb jube visalt, mis tundub nii loomulik, on tänulikkustunde harjutamine ja võtta kokku, kellele ja miks sa oled tänulik ja milliste asjade eest, mis sinu elus on juhtunud, sa oled tänulik. Jube visalt tuleb, see tundub nii iseenesest mõistetav, aga tegelikult see ei ole iseenesest mõistetav. Ja see loob sulle positiivset atmosfääri sinu mõtetesse, sinu ellu suhtumisse, kui sa suudad nendest tänulikkuse tunnet harjutada. Seega sellised juba paar pisikest asja, ma loodan, et see tuul väga hullusti ei häiri siin, paar pisikest asja mõjutavad su elu väga palju. Väikeste asjade juures on üks oluline asi. Neid on lihtne teha ja neid on lihtne mitte teha.
mida ma olen endale sisse harjutanud? Ma olen iga päev harjutanud vähemalt 30 minutit eneseharimisega tegelemist. Tegelikult ma teen seda rohkem, ma teen seda tegelikult hommikul ja õhtul. Ma jube visalt harjutan endale seda hommiku aeroobse tegevuse asja või õhtu aeroobse tegevuse asja, ehk siis päevas oleks üks aeroobne tegevus. Jube visalt tuleb. Ei hakka siin midagi varjama, ei hakka siin salatsema, tõesti tuleb visalt. Mis puudutab müügitööd, siis kõige keerulisem on müügitöö juures siis, kui sa teed mingid tegevusi ja sa näed, et need ei anna tulemust. See lihtsalt teed, aga tulemust ei tule. Siis minu soovitus siinkohal on see, et sa teed samasuguseid tegevusi, aga sa muudad selle tegevuse olemust. Ja mina olen seda pidevalt teinud ja proovinud sama asja, aga natuke teistmoodi teha. Ja lõpuks see hakkab vilja kandma. Seega minu tänane mõte siit Lissaboni tänavatelt, kus sai juba ka hommikujooks tehtud ja kus on tegelikult paganama äge ja eile oli 31 kraadi. Vaatame, mis siit täna tulema hakkab, et 26 kindlasti lubab. Minu tänane mõte sulle siit kaasa, kus tahad oma elu muuta, siis tee seda väga väikeste sammudega, väga väikeste sammudega. Ja tõsta neid elu muutmise koguseid hästi tasapisi. Üks tegevus korraga, harjuta. Rutiin on rõve, ma tean, kes oskaks seda paremini öelda kui mitte mina, rutiini talumatu. Aga ainult rutiin viib meid müügis sihile. Soovin sulle kõige ägedamat 24. nädalat. Meil hakkab kohe üks äge müügipäev siin Lissabonis. Ma hoian teile pöialt, et teil hästi läheks ja teie hoidke meile pöialt, et meil hästi läheks. Näeme jälle. Ciao!